Oh my god, mis toimub? Kell on 6:25, tere hommikust. Ma hakkan jõudma just reisijate sadamasse ja mul on mega seiklus juba. Sellepärast, et ma tulin City kogudusse. Võtsime Circle'is kohvi sõbrannaga ja siis ma sõitsin siia, et see ära parkida. Siis tuli välja, et seda ei või siia parkida. Siis ma proovisin Circle K juurde seda jätta, linnahalli juurde jätta, siis ei tohtin sinna jätta. Ja siis ma toin tagasi siia, suhtsin ikka siia ei tohi jätta. Ja nüüd ma viisin selle kuskile linnahalli taha, kuskile pärapõrgusse. Võtsin Bolti tõuksi, sõitsin jälle siia ette, vaatasin, siia ei saa parkida. Sõitsin sellega kuskile taha sinna ja nüüd kõnnin. Maarja on seal sees, ütles, et vist jõuan. Jumal küll. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right. Tere tulemast Soome! Kell on, mis soeng mul on? Kell on 9:30 midagi. Ja me jõudsime just Soome. Soome tervitab meid vihmaga, aga see oli ka ootuspärane, et täna vihma sajab. Ühesõnaga, me tulime just laevalt maha ja kõnnime nüüd kesklinna, kus me kohtume oma sõbrannaga. Nii et sellest saab üks Soome reisi video. Ja jah, loodetavasti tuleb tore video, tore päev. Me oleme Uffis, tegime ringi peale, ma ei leidnud midagi. Maarja vist otsib. Mulle just tegelikult meeldivad, Eestis mulle meeldib umanad ka, aga muidu mulle meeldivad need boksidega kohad just ka rohkem. Ma arvan, et siin mulle meeldiks boksidega võib-olla rohkem. Täna siin on 5 euro päev. Täpselt siis, kui ma ütlesin, et ma ei leidnud Uffis mitte midagi, ma leidsin ühe pintsaku. Et ma alguses mõtlesin, et ma ei osta seda, sest seal on üks kinnitusaas on katki, Triin ütles, et see on väike asi, mida parandada. Aga siis ma vaatasin, et siin olid väga ilusad need nööbi detailid ka. Et need olid väga ilusad. Nii ma ostsin täna 5 eurot. Ja nüüd me lähme järgmisesse. Triin kohe näitab meile järgmist. Kulla auku paluks nüüd. Siia poole või? Uks läheb isegi nii, jah? Ma ei tea. Järgmine koht. Etsukoto. Käisime seal, mis on siis kaltsukad väga kiirelt, sellepärast, et see oli nii väike. Reaalselt mingi 3x5 meetrit ja ma arvasin, et tripist läks sealt alla, et saab veel minna sinna ka asju vaatama, aga siis müüja peatas mind, et allkorrusel pole mitte midagi, et ma ei läheks sinna. See oli ikka kentsakas lugu, aga ei. See on väga hea sõidukohta. Ma ei ole siin käinud. Okei. Me olime teel ühte teise kaltsukasse, mis ma tegelikult välja otsisin, aga meil jäi tee peale jälle üks uff. Ja nüüd me läksime siia vaatama. See palav igal pool on. See on palju väike. Siit läheb küll edasi. Oleme 4., 5. kirbukas midagi sellist. Selle koha nimi on Opshop. Ja kui vaatame, siin on need boksid, ma näen. Juba tundub huvitav.
võib öelda, et siin oli shopping edukas, sest et oh my god, ma ei tea, võib-olla läksin natukene üle kätte, aga samas tegelikult ma ei ostnud nii palju asju, ma ostsin mingi 4 asja või. Aga kahjuks nüüd ma saan selle ilusa kilekotiga ringi käia. No nii, nüüd me võtame suuna kohe, ma otsin uue kirpari välja ja lähme järgmisesse. Issand, kui räsitud ma välja olen. Oh my god. Meil siin on ikka olnud täieliku kirpari jahivärk, et tõesti näen natuke esinud välja, ma pean ennast minema värskendama ja enda juukseid. Aga me tulime just järgmisest kirparist välja, mingi flea market. Oota, tal oli küll mingi punane oli ta nimi. Punavooren midagi, ta ei näe siis minu peale. Ühesõnaga, palvelu kirpis. Ma ei tea, mis see tähendab, mingi palvekirpis on. Aga ühesõnaga, ma ei saa mitte midagi. Ma tahtsin osta ühte Marimekko kotti, aga tuli välja, et seal oli auk sees. Ja üks Saara mantel oli ka, mida ma proovisin. Aga, issand. Aga see oli natukene üks vana olemisega. Nii, seda ma ka ei ostnud. Aga no ma olen ikka nagu täielik kaamel, siis mul on suur kott ja siis mul on endal see suur kott ka. Tahtsin seda raamatut ka, sest see raamat on nii raske. Aga mis kell on? Kell on 2:13 minutit ja nüüd me vist liigume tagasi täitsa kohe kesklinna. Ei, no tegelikult me oleme suht kesklinnas, aga me lähme siis vaatame, Maarja tahab käia kappalis ja siis me otsime mingi istekoha endale, kus veits akusi laadida. Tulime nüüd mingi takosöögi kohta. Ja ootame enda toitu. Naked Taco on selle kohe nimi. Ja just tellisime väiksed ergutised. Nii kohe hakkame kokku lööma. Vaata ise ka. No nii, meil on süüdud ja natuke energiat on kogutud. Väga mõnus ja maitsev toit oli ja nüüd kell on 4:30 ja me hakkame kohe liikuma metrooga. Mis keskusesse? Redi keskusesse ja seal Kalasadamasse. Ja ma sõidan esimest korda metrooga kohe, ma ei ole siin mitte nagu üldse elus, aga Soomes ma ei ole kunagi sõitnud. Redi on kella 10 lahti, aga see pood on 6. Nii, me oleme metroos, või no tegelikult mitte metroos, aga rongijaamas tulime metroo peatusesse. Ja siin ma olen tõesti esimest korda elus. Väga huvitav on. Ais viljas ju? Mille ais? Mingi selle restorani taga mingi. Ma ei tunne. Ja me oleme metroos. Üldse sügavamale ei sõitnud. Keel sõlmas natukene. Me oleme nüüd selles Redi keskuses. Oleme käinud siin päris mitmes poes. Ma olen saanud enda koti veel raskemaks. Mõnus on tassida seda. Ja jah, varsti pannakse see kinni ja siis me lähme kuskile istuma ja nautima. Aga muidu kell on päris palju, hakkab 6 saama, et niisugune väsimus hakkab hittima. Kotid on rasked ja lähevad aina raskemaks. Ja ma vaatan, et ma peaks minema tegema endale patsi pähe, nii et ma teen seda just. Vaatame metrood jälle. Jooksime just metroo peale, mis sõitis minema. Enne seda olime õigel perroonile, siis läksime vahele perroonile, siis tulime tagasi õigele perroonile, siis jooksime siia. Siis metroo sõitis minema ja enne sõitis ka metroo just minema. Oh my god.
meie reis saab läbi nüüd kohe siin. Jõudsime sadamasse, siin käib mingi laulujupp karaokesaalis. Mina ja minu kilekott tänavad sind, et sa vaatasid seda videot.